Ukraina kampaaniat enda kaitsmiseks Venemaa vastu on iseloomustanud muljetavaldav tehnoloogiline innovatsioon. Iga idee, millega Venemaa välja tuleb, saab justkui vastuseks leidliku lahenduse. Kuid mõnikord suudab isegi Ukraina meid üllatada oma kollektiivse geeniuse täieliku veidrusega. Midagi šokeerivalt lihtsat viib Venemaa tagasi kiviaega. Kui Putini väed on Ukraina sõjas tõeliselt murrangulise lahenduse tõttu põlvili surutud, peitub võti grafiidis. Selgitame hiljem, miks see lihtne mineraal on nii oluliseks muutunud. Kuid esmalt räägime sellest, mida Ukraina on grafiidiga teinud, mis on Venemaa väed nii ärevile ajanud. Sõjast räsitud Donetski piirkonnas üritavad Venemaa väed läbi murda. Nad ründavad Donetski kindluslinnade vööndit, kuid jäävad selgelt alla. Ainult märtsis kaotas Venemaa üle 35 000 sõduri, paljud neist Donetskis. Kõik sellepärast, et Putin ei loobu oma hullumeelsest vajadusest vallutada see surmav territoorium. Ainus aasi, millele Venemaa on saanud loota, on elekter. Elekter on kõik tänapäevases sõjapidamises. Radarid, õhutõrjesüsteemid ja terved juhtimiskeskused töötavad elektri peal ning Venemaal on õnnestunud okupeeritud aladel elektrijaamad enda kontrolli alla võtta, et tagada oma sõduritele alati vajalik elekter. Aga nüüd on midagi muutunud. Teated on killustatud. Ukraina pole teatanud, et nad laseksid Venemaa vastu käiku täiesti uue relva. Ukraina hoiab vaikust, lastes Venemaa vägedel ise selle relva mõju omal nahal kogeda, ilma et nad saaksid ettehoiatust selle kohta, mis tulemas on. Kuid nüüd hakkame sellest kuulma Putini käsilaste käest koha peal. Ukraina pommitab Donetskit, kuid need pommid ei plahvata hävitavas tulekeerises, mis neelab sõdureid ja hävitab sihtmärke. Need vabastavad hoopis midagi muud taevasse. Aine, mis lõikab Vene sõdurid elektrist ära, paisates nad tagalas pimedusse, samal ajal kui sõdurid rindel läbi kukkuvad. Ukrainal on grafiidipommid ja Venemaa on selle pärast vihane. Aprilli alguses teatas Defense Express, et Venemaa väed okupeeritud Donetskis väidavad nüüd, et Ukraina on okupeeritud aladel õudsetes öistes reidides kasutanud grafiidipomme. Me ei pea teile ütlema, et öö on ideaalne aeg selliste pommidega elektrit välja lülitada. Kui tuled kustuvad, satuvad Vene sõdurid paanikasse. Need väited ei ole ka õhust võetud. Hirmunud sõdurid jagavad kaadreid sellest, mida nad väidavad, et Ukraina on hakanud kasutama. Ühes klipis, mis on X-is laialt levinud, näeme, kuidas Vene õhutõrje püüab peatada lähenevat droonide parve. Venelased said tegelikult mõned tabamused, kuid probleem tuleb välja hiljem videos, kui uuritakse Ukraina droonide rususid. Me näeme midagi, mis näib olevat grafiidikiud. Ja need kiud vabanevad isegi siis, kui Ukraina droonid plahvatavad taevas. Isegi ametlikud Vene allikad hakkavad levitama väiteid, et Ukraina laseb okupeeritud aladele grafiidipomme. TASS, mis on üks Venemaa juhtivaid uudisteagentuure, kirjutas 6. aprillil, et Ukraina kasutas päev varem okupeeritud Donetskis elektrirajatiste vastu grafiidipomme. Väljaanne väidab, et need pommid plahvatavad õhus ja hajutavad peeneid grafiidiniite. Tõenäoliselt varem mainitud videoga seotud raportis selgitab TASS, et Venemaa õhutõrjesüsteem olevat tulistanud alla 6 Ukraina drooni ja tõkestanud veel 10. Kuid 3 drooni pääsesid läbi ja lasid oma laengud elektrirajatistele. Võtke neid teateid tõrjetest teatava skepsisega. Tegemist on ju ikkagi Vene uudisteagentuuriga. Siiski annab TASS meile veidi aimu, kuidas Ukraina uued pommid töötavad. Veel spekulatsioone tuleb Defense Expressilt. See märgib, et grafiidipommid kui kontseptsioon ei ole uus. Jää meiega, sest varsti süveneme sellesse põhjalikumalt. Ukraina uuenduslikkus näib seisnevat selles, kuidas nad toimetavad grafiiti Venemaa kaitsesüsteemidesse. Traditsiooniline grafiidipomm on tavaliselt kobarpomm, mis sisaldab mitukümmend allmoona. Iga neist allmoondest on täidetud grafiidikiududega, mis pommi plahvatamisel ja allmoona laialipaiskumisel hajutatakse laiale alale. Lihtne. Pommi lastakse õhust välja, see plahvatab ja grafiit sajab alla. Ukraina probleem on see, et ta ei taha riskida oma piiratud arvu hävitajate ja pommitajatega, et lasta traditsioonilisi grafiitpomme okupeeritud aladele. Seega on Ukraina leidnud uue viisi, kuidas grafiiti Vene tagalasse toimetada. Ukraina saadab sisse keskmaa droone, tõenäoliselt FP1 või FP2 mudeleid, mis on varustatud tavapäraste lõhkepeadega, mis on täidetud grafiidikiududega. Kuigi see tähendab, et levik ei ole nii suur kui kobarpommiga, märgib Defense Express, et see tähendab ka väiksemat riski. Kui lõhkepea plahvatus on see, mis põhjustab grafiidi langemise taevast, siis ei ole Venemaa isegi siis kaitstud, kui tema õhutõrje töötab. Ukraina droonid ei pruugi oma sihtmärke tabada, kuid nende grafiit langeb ikkagi alla ja võib tekitada rohkem probleeme ootamatutes kohtades. Nagu me oleme Ukrainalt nii sageli näinud, on see olemasoleva kontseptsiooni uuenduslik edasiarendus. Venemaal ei ole sellele tegelikult mingit vastust. Ukraina on siin loonud justkui petukoodi, mis võib Donetski lahingus mängu muuta.
Relv, mis suudab Venemaa vägedelt elektri ära võtta nutika väikese nipiga, näitab, kuidas Ukraina võitleb leidlikult. Silmapiiril tulevik, kus Putini sõdurid on Ukrainast igaveseks välja aetud. Ukraina ei reklaami seda avalikult, ta laseb oma uutel pommidel enda eest rääkida. Siin näeme geniaalset viisi, kuidas lihtsat mineraali kasutatakse selleks, et saata Putini väed tagasi kiviaega. Aga miks grafiidipommid ei ole lõhkeained? Asi on elektris ja selle üle, kuidas Ukraina tahab selle Venemaa käest ära võtta, tagades samal ajal Ukraina tulevikku. Et aru saada, kuidas see käib, peame kiiresti vaatama, kuidas grafiidipomm töötab. Need pommid ei ole mõeldud tegema seda, mida sa tavaliselt pommilt ootaksid. Need ei hävita lennuradasid ega purusta tugevdatud sihtmärke. Grafiidipommi sees on tuhandeid ja tuhandeid selle materjali mikroskoopilisi kiude, mis annavad pommile selle nime. Iga neist kiududest on eraldi peaaegu nähtamatu, kuid langeb sihtmärgile nagu peen tolm. Nüüd on siin probleem Venemaa jaoks. Grafiit on juhtiv materjal. Kui grafiidipommi poolt vabastatud tillukesed kiud langevad millelegi, mis toodab või vajab elektrit, muutub see juhtivus väga oluliseks. Lühised muutuvad probleemiks. Voolav elekter tõmbub grafiidikiudude poole, mis põhjustab ülekuumenemisega seotud probleeme. Kaitsemehhanismid rakenduvad. Terved süsteemid lülituvad välja, sest grafiit toimib nagu lüliti, mis on just välja lülitatud, et vool katkestada. Ühest kiust ei piisa selle kõige tegemiseks, aga kui sul on tuhandeid kiude, mis kõik langevad samale sihtmärgile, aurustuvad need kiud elektrivoolu mõjul massiliselt, luues ioniseeritud kanalid, mille kaudu voolab veelgi rohkem voolu. Algab ahelreaktsioon ja Venemaal pole võimalik seda peatada enne, kui vool läheb ära seal, mida Ukraina sihtis. Ukrainal on elektrikatkestuspommid, mida ta saab vallandada okupeeritud aladele, kasutades samu droonitüüpe, mis toimetavad lõhkepeasi Donetski. Kui Defense Expressil on õigus, siis FP1 ja FP2 droonid, mida Ukraina toodab, on muutunud ohtlikumaks kui kunagi varem. Ja kui Venemaa tahab aimu saada, kui tõhusad võivad olla Ukraina grafiidipommid, peab ta vaid minevikku vaatama. Me rääkisime teile varem, et grafiidipomm ei ole uus kontseptsioon. USA ja NATO on neid varem kasutanud. 1990. alguses Lahesõja ajal kasutas USA merevägi lõhkepead, mida ta lasi Tomahawki tiibrakettidega Iraani. Need raketid töötasid veidi teistmoodi kui grafiidipommid, mida Ukraina väidetavalt täna kasutab. Selle asemel, et lasta alla mikroskoopilisi grafiidikiude, kerisid need lahti süsinikkiust rulle, et põhjustada Iraagis elektroonikaseadmete lühiseid. Peaaegu 10 aastat hiljem kasutas NATO grafiidipommi versiooni endise Jugoslaavia vastu. Belgradis, mis on nüüd Serbia pealinn, hakkas NATO alla viskama seda, mida meedia nimetas pehmeteks pommideks. Need olid grafiidipommid, sarnased neile, mida Ukraina praegu kasutab, ja need põhjustasid esimese suure elektrikatkestuse, mis mõjutas Belgradi tsiviilelanikke NATO sõja ajal Jugoslaaviaga. Tulles nüüd tänapäeva ja pole ainult Ukraina, kes kasutab grafiidipomme vaenlase vastu. Ukraina võis saada inspiratsiooni teadetest, et USA ja Iisrael on teinud sama Iraani sihtmärkide vastu. 1. aprilli raportis avaldas Defense Express, et on levinud teated, et Iisrael on kasutanud grafiidipomme, et rünnata elektrijaamu Iraani pealinnas Teheranis. Nagu ka Ukraina grafiidipommide kohta käivate teadete puhul, pole ükski riik, keda väidetavalt selle relva kasutamises süüdistatakse, seda kinnitanud. Grafiit räägib enda eest iga kord, kui Iraanis elekter ära kaob ja pole plahvatust, mis seletaks probleemi. Ukraina järgib sama mustrit, mida on järginud kõik need, kes on varem grafiidipomme kasutanud. Nad ei avalikusta seda. Ukraina tahab jätta Venemaa mõistatama, kas viimased droonid, mis saadetakse okupeeritud aladele, kannavad grafiiti või lõhkeaineid. Mis puudutab Venemaad, siis ta ei saa midagi teha, et end kaitsta selle eest, mida Ukraina on saatnud. Iseji õhutõrje edukad lasud lihtsalt levitavad grafiiti laiali. Ja kus need õhutõrjesüsteemid asuvad? Nendes kohtades, mida Venemaa peab oluliseks. See tähendab, et alati on rohkem elektriseadmeid, mida võib tabada, isegi kui Ukraina grafiidipommid ei taba oma sihtmärk. Aga Ukraina uutel relvadel on veel üks geniaalne tahk. Grafiidipommid ei ole mõeldud ainult selleks, et Venemaa vägesid pimedusse jätta. Neid kasutatakse väga konkreetse põhjuse tõttu. See muudab kõike. Muide, te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada, et olla kursis meie viimaste videotega. Nii et pealtnäha on Ukraina grafiidipommid mõeldud selleks, et katkestada elekter Vene tagalas. Aga kui vaadata sellest kaugemale, näete tõelist geeniust selles, mida Ukraina teeb. Mõelge tagasi kõigile teistele grafiidipommide kasutamise näidetele, mida oleme maininud. Kõigil neil juhtudel kasutas üks riik pomme teise riigi territooriumil. Ukraina olukord on teistsugune. Ukraina kasutab grafiidipomme omaenda okupeeritud territooriumil elektrirajatiste vastu, mille Ukraina ise aastaid tagasi ehitas. Just selles seisnebki Ukraina strateegia geniaalsus. Ukraina ei taha, et Venemaa saaks kasu elektritaristust.
Samas ei taha Ukraina ka seda taristut täielikult hävitada, sest see tähendaks, et pärast Venemaa väljatõrjumist oma territooriumilt tuleb selle taastamiseks kulutada rohkem raha. Siin tulevadki grafiidipommid mängu kui täiuslik relv. Ukraina saab neid pomme kasutada elektri katkestamiseks, põhjustamata pikaajalist suurt kahju elektrirajatistele, mille Ukraina ise Donetskis ehitas. Venemaal tuleb siiski remonti teha. Väljalülitatud süsteemide taastöölepanek võtab aega ja grafiit võib läbi põletada väikesed komponendid, mis on vajalikud elektrisüsteemide töös hoidmiseks. Aga elektrijaamad seisavad endiselt püsti. See ei ole midagi, mida Ukraina oleks varem suutnud garanteerida. Alles 2025. aasta novembris teatas Reuters, et Ukraina droonid kukkusid Donetski elektrijaamadesse, põhjustades tohutuid kahjustusi. Nüüd saab neid elektrijaamu sulgeda ilma plahvatusteta. Ukraina võitleb tulevikku silmas pidades. Ja sümboolselt lööb see Venemaad rängalt. Vladimir Putin on väga selgelt öelnud, et tema arvates ei peaks Ukraina olemas olema. Ukraina pole kunagi olnud suveräänne riik Venemaa presidendi silmis. See oli kunagi osa Venemaast. See on alati olnud osa Venemaast, isegi pärast suveräänsuse saavutamist. Ja kui Vladimir Putin saab oma tahtmise, sunnitakse Ukraina taas Venemaa osaks saama. Seega on Vladimir Putini jaoks kohutav näha, kuidas Ukraina mitte ainult ei võitle iga oma territooriumi tüki eest, vaid kasutab ka relvi, mis säilitavad Venemaa poolt hõivatud taristut. See näitab talle, et Ukraina vaim pole murtud ja rahvas vaatab tulevikku, kus Venemaa ei ole enam probleem, millega tuleb tegeleda. Sümboolse tähenduse kõrval on ka strateegiline pool. Ja just nii sobitub Ukraina grafiidipommide kasutamine riigi strateegiasse, mitte ainult selleks, et katkestada tagalas olevate Vene sõdurite elektrivarustus. Räägime õhutõrjest. Midagi, mida me ei maininud NATO grafiidipommide kasutamise kohta Serbias, oli see, kui tõhusad need tegelikult olid. The Guardiani 1999 aasta mai raportis avaldati, et NATO suutis hetkega katkestada 70% Serbia elektrivarustusest, lüües sellega rivist välja paljud sõjaväearvutid, sidesüsteemid ja radarid, mis olid üles seatud selleks, et aidata Jugoslaavial end NATO sekkumise eest kaitsta. Eriti suutsid NATO pehmed pommid Serbia õhutõrjerivist välja lüüa. Need kaitsesüsteemid olid põhjustanud suuri probleeme. Nad olid isegi suutnud alla tulistada USA õhujõudude piloodi, kes lendas F-117 Nighthawk hävitajaga, mis oli võimekus, mille olemasolusse Belgradis NATO tõenäoliselt tol ajal ei uskunud. Belgradi õhutõrje kõrvaldamine oli 1990-ndate lõpus NATO jaoks väga oluline. Sama kehtib ka Ukraina kohta ja õhutõrje kohta, mille Venemaa on tänapäeval okupeeritud aladel koondanud. Ukraina on viimase aasta jooksul Vene õhutõrjet järjest purustanud. Kiev Independenti andmetel viis Ukraina ajavahemikus 2025 aasta juunist kuni 26. märtsini läbi 492 rünnakut Vene õhutõrje infrastruktuuri vastu ning 100 rünnakuid veel Venemaa poolt sellistesse kohtadesse nagu Donetsk paigutatud juurdepääsu tõkestamise ja ala sulgemise võimekuste vastu. Nüüd lisage sellele kampaaniale Vene õhutõrje vastu ka Ukraina droonipõhised grafiidipommid. Ukraina annab endale võimaluse luua turvalisi õhukoridore, ilma et peaks selleks oma lõhkeainetega droone ohverdama. See on lihtne kontseptsioon. Grafiidipommid halvavad radarid ja rikuvad õhutõrjesüsteemide elektroonikat. Samal ajal, kui Venemaa üritab neid süsteeme parandada, saab välja saata lõhkepeadega droone ja isegi Ukraina rakette, et tabada väärtuslikumaid sihtmärke. Selleks ajaks, kui õhutõrje on taas töökorras, peab Venemaa tegelema maasse tekkinud kraatritega ja asi läheb veelgi sügavamale. Kaugel rindehoonest tagapool on Venemaa okupeeritud aladel üles seadnud juhtimis- ja kontrollkeskused ehk C2 keskused. C2 on sõjapidamises ülioluline. Ilma selleta on isegi sõjaväe kõige lihtsamad funktsioonid tõsiselt häiritud. Just C2 keskustes tehakse plaane ning nende keskuste kaudu juhitakse nende plaanide koordineerimist ja elluviimist. Ukrainas tähendab C2 seda, et Venemaa vägesid organiseeritakse maapinnal nii, et nad suudaksid läbi viia oma lõputuid rünnakuid Ukraina kaitsepositsioonide vastu. Me võime terve päeva vaielda selle üle, kui tõhus on Venemaa C2. Varem mainitud 35 000 hukkunut märtsis viitab sellele, et see pole eriti tõhus. Kuid fakt on see, et need keskused eksisteerivad ja nagu kõik muu, vajavad ka nemad elektrit. Juhtimiskeskused on täis sidevarustust. Neil on monitorid, mis edastavad teavet lahinguvälja olukorra kohta. Kõik selle saab grafiidipomm rivist välja lüüa, isegi kui vaid ajutiselt. Nüüd on Ukrainal relv, mida ta saab kasutada kaose tekitamiseks rindejoone taga, mis sisuliselt käivitab doominoefekti. C2 saab tagalas rivist välja löödud. Juhised ei jõua komandörideni rindel. Vene infiltraatorid hallides tsoonides jäävad isoleerituks, lõigatakse ära ja surevad siis. Põhimõtteliselt, kui see on elektriline, siis on see sihtmärk. Ja peaaegu kõik, mis Venemaal tagalas on, vajab elektrit. Ukraina elektri katkestamine sunnib Venemaad kasutama vanu ja palju aeglasemaid suhtlusviise. Pliiats ja paber saavad normiks igal pool, kuhu Ukraina ründab.
Kui Putin tahab kasutada vananenud kurnamisstrateegiaid, mis kahjustavad tema sõjaväge rohkem kui Ukraina armeed, siis grafiidipommid võimaldavad Ukrainal nuga veelgi keerata ja saata Venemaa sõdurid tagasi ajastusse, kus elektroonilist sidet ei olnud. Ah jaa, veel üks asi. Varem rääkisime teile, et Defense Express usub, et Ukraina laeb oma FP1 ja FP2 droone grafiidiga. Nüüd kujutage ette, et Ukraina teeb sama, ainult et paneb grafiidi pikamaa drooni, näiteks FP5 Flamingo sisse. Selle drooni lennuulatus on umbes 3000 kilomeetrit ehk 1860 miili, mis tähendab, et see suudab tabada peaaegu kõiki strateegiliselt olulisi kohti Venemaa sees. Mis siis, kui Flamingod hakkavad lendama Venemaa elektrijaamade poole? Grafiit võiks langeda üle kogu emamaa, rivist välja lüües tööstusrajatised, keemiatehased ja tsiviilenergia infrastruktuuri. Ükski kahjustus ei oleks püsiv, ega peakski olema. Grafiit võiks olla uus viis, kuidas Ukraina pidevalt tuletab Putini rahvale meelde, et nende juht alustas sõda, mida saab tuua otse nende koduuksele. Huvitav, mitu massilist elektrikatkestust Moskvas ja Peterburis Venemaa eliit talub, enne kui neil on midagi öelda selle kohta, et grafiit sajab Venemaale. Üks asi on kindel. Kui Ukraina tahab täielikult panustada grafiidipommidele, ei ole tal mingit probleemi saada kätte selle relva jaoks kõige olulisemat materjali. Ukrainas läidub palju grafiiti. Nii palju, et New Voice of Ukraine toob välja, et Ukraina oli aastatel 2022-2024 maailma 4. suurim grafiiditootja, isegi kui Venemaa sissetung sundis Ukraina peamise grafiidikaevanduse ajutiselt sulgema. Sama allikas märgib ka, et Ukrainas on hinnanguliselt 17,9 miljonit tonni grafiidivarusid. Muidugi ei ole kogu see grafiit kättesaadav. Osa sellest asub okupeeritud aladel ja kõik varud ei ole ligipääsetavad, kuid siiski, Ukrainal on grafiiti. Seda on palju. See, mida Venemaa Donetskis teatab, võib olla vaid katsetus palju suurema kampaania jaoks. Operatsioon, mis võib haarata mitte ainult okupeeritud alad, vaid ka mõned Venemaa piirkonnad, mida Putin on suutnud Ukraina rünnakute eest kaitsta. Petukood on avatud. Grafiiditorm võib olla tulemas. See relv võib Venemaa ja selle sõjaväe põlvili suruda, isegi siis, kui see taevast alla lastakse. Rääkides petukoodidest, arvab Venemaa, et Ukraina on viimaste kaugrünnakutega Venemaa territooriumil petnud. Rafineerimistehased põlevad, kriitiline naftataristu on purustatud ja Venemaa õhutõrje ei tööta. Kuidas Ukraina seda kõike suudab? Vaata meie videot, et teada saada vastus. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem infot viimaste relvade kohta, mida Ukraina kasutab Putini vägede vastu okupeeritud aladel. Ja aitäh vaatamast!